bluebossa akordid ilma bassita. Ehk siis akordid on jagatud ära 2 käe vahel. Ja nüüd selliseid akorde saab mängida edukalt siis bändi situatsioonis. Ja mängin korraks koos fonogrammiga. Räägin selle lihtsama variandi teile ära. Et kui te oskate juba mängida 4-häälseid voicinguid 9 ja 13-tega, siis esimene voicing oli selline. Ja sellega saab nende samade voicingutega, mida oskate, saab lihtsalt teha need laiadeks, kui võtame ülevalt teise hääle, viime oktav alla. Ehk siis C-moll 9 saame sellise voicingu. Jagame 2 käe vahel ära, et tulemusse kätte 2 häält. Järgmine voicing on siis F-moll 9 selline kuju ja jälle ülevalt teine hääl läheb oktav alla. D-pool timm. Mängisime nii. Ülevalt teine hääl läheb oktav alla. Nüüd tuleb G7 altereeritud. Jällegi ülevalt teine hääl oktav alla. Ja laheneb jälle toonikasse. B-osa, kus läheb S-molli. See voicing. Ülevalt teine hääl läheb sinna. Nüüd kui meil oleks tavaline As13, siis jällegi ülevalt teine hääl oktav alla läheb sinna. Aga ma mängisin veel ka siia nagu madal 9, nii et mõlemad variandid on täitsa okei. Saamegi ilusti liikuda nende ülemiste häältega näiteks siia. Et see on nüüd meil Des-mai 9. Kitsas seade siin, lai seade jällegi ülevalt teine hääl oktav alla, saame nii. Ja siis kokku see tuuri 2-1 on selline. S-moll 9, As13 või siis 13 ja madal 9 ja Des-mai 9. Ja lõpus on uuesti see molli 2-1. Nüüd nende samade akordidega saab veel natukene rohkemgi mängida. Ja meil on tegelikult võimalik mängida siia veel teistsuguseid meloodilisi seise, ehk siis me natukene saame võtta see helisid juurde, kui me tahame ja kui me oskame. Et näiteks see põhivoicing oli selline, ma võin siia panna selle S-i, B-i ja D, ma saan kokku nagu G-molli, mida ma võin mängida kas nii, või siis hoopis nii, või siis no nii palju ei ole vaja, eks. Et see võiks olla see kõige laiem versioon nüüd sellest siis. Aga ka sellised, et meil tekib nagu siin tänu sellele uusi meloodilisi seise. Järgmise akordiga sama lugu. 4-häälne siin. Nüüd siia vahele võime selle C võtta, et siis meil tekib siin ülevalt C-moll. Selline. Või siis hääli juurde lisades. Te näete, nende ülemiste nootidega saame siin tekitada erinevaid meloodilisi liikumisi. D-pool timm. Siia ka veel võtta C juurde ja veel F-i. Siis peame juba 2 käe vahel ära jagama. Jällegi, et siin üleval on siis nagu F-moll.
on siin madal 9 ja kõrge 5, aga saaksime ka kõrge 9 võtta siia juurde. Ja siis saame ka veel niimoodi mängida või veel sellise variandi või sellise. Variante on nagu väga paljusid. Ja nüüd me juba liigume natukene kaugemal siin, et siin üleval otsas siis dominant septakordi peale saabki võtta väga palju erinevaid kolmkõlasid. Ja lahendame ta nüüd ilusti C-molli ära. B-osa. S-moll 9. Kitsas, lai. Ja nüüd C moodustub jällegi vasakus käest tertsist, septimist ja paremas käest tekib meil siin bess-moll kolmkõla. Võtame jällegi nii või naa, meie enda otsustada. Ja nüüd järgmine akord, ehk siis As 13. On selline variant. Aga võiksin siis mängida ka veel siia S-noodi üles. See on siis Assi kvint, et me saame siis siin septim, terts, 13, 9 ja 5. Üks variant. Ja siis teine variant, mis ma näitasin, oli siis nagu siin madal 9-ga. Et nüüd tekib siia Assi ülemisse otsa F-tuur. Jällegi võime mängida seda F-tuuri. Des-mai 9-sse, priim, terts, septim ja siis nüüd siit näeme, et tekib As-tuur kolmkõla. Nüüd neid erinevaid võimalusi kasutades siis võib see järgnevus kõlada niimoodi. Sama järgnevus tegelikult ja samad põhimõtted, lihtsalt väheke rohkem helisid iga versiooniga.